Kolmas tüüp oli siis kiretu juht. Erinevatel põhjustel juhi tähelepanu võib olla mujal. Mõnikord on see seotud tema vanusega, võib-olla lihtsalt energia on juba langemas, ta on võib-olla pensionile lähenemas, aga mõnikord on ka asi selles, et tema tähelepanu on lihtsalt kuskil mujal, mingitel hobidel, perel ja on näha, et tegelikult mõlemad suunad ei ole fookuses, ta ei ole enam seda ambitsiooni temas, eesmärgid on madalad, ei nõua seda ka oma meeskonnalt, hoiab ka inimlikul tasandi meeskonnast eemale ja püüab siis kõik ära delegeerida. Ja kõige tõhusam on siis selline juht, kes suudab siin leida sellise hea tasakaalu. Ta saab aru, et mul on vaja tulemusi. Mul endal on vaja näidata oma üksuse tulemust. Selleks, et see üksuse tulemus saavutada, mul on vaja inimeste isiklikku tulemust näha. Aga samal ajal ma tean, et selleks, et inimesed tahaksid ja suudaksid siin päriselt pingutada, siis ma pean aru saama, kes nad on, mis neid siin motiveerib, kuidas nad praegu tajuvad kõike seda, mis siin on. Mind sealhulgas juhina, seda meeskonda. Ja selleks mul on vaja neile jõuda lähemale, ehk siis hakata seda suhtekapitali looma, et nendest teemadest rääkida.